Räägime kassast Postberlin. Kui klikkida desktopil kassa ikooni, ilmub logi sisse aken pärast seda, kui EPSI on käivitunud. Ja selles peaks siis olema juba teie ERPLi ID-number ehk kliendikood. Vajadusel tuleb siis anda oma kasutaja nimi, mis võib olla ka meiliaadress uute soovituste järgi ja vastav salasõna minimaalselt 8 märki. Ta võib olla ka eelsalvestatud, nii nagu ta minul on, ja logime sisse. Edasi pakutakse välja sellele töötajale määratud siis kassade valikut. See on seotud, millised ligipääsud ladudele on määratud ja praegu on siis selleks põhiladu ja selle all on üks kassa ainult, nii et selle saangi valida. Edasi, vahetusraha saab anda ühe summana, kirjutades siia kassa lahtrisse numbriklahvidelt numbri, aga saab anda ka kupüüridena ehk näiteks kui meil on 200-list, 1 10-line ja 10 5 eurost, siis kokku tuleb 100 eurot siia. Alati võib sente ka olla muidugi ja avan päeva 100 euroga siis. Ütleb, et on edukas ja edasi põhimõtteliselt võibki hakata müüma. Kellega oleks see sisse logitud, on alati siin siis näha praegu kasutaja teist. Kassas on 2 vaadet, selline klassikaline jaevaade, mis eeldab üldjuhul, et meil on toodetel koodid olemas. Võib-olla me skännime vöötkoode, aga muidugi saab kirjutada siia ja selle eeliseks on siis see, et näidatakse ka laoseise. Aga võib ka kasutada sellist nuppu vaate muutmiseks ja see siis tähendab, et meil on selline jaevaade või salongivaade, kohvikuvaade, parandage mind, ja siin on siis erinevad tootegrupid ka eraldi nuppudena ja klikkides vastaval võib siia tulla siis veel alamgrupid, aga võivad olla ka otsetoote nupukesed, mis kuuluvad siis selle toote alla. Ja ka siit kaudu saab valida. Aga siin on miinuseks, et kui toode valitakse, siis laoseisu ei kuvata. Ja seda võib poole müügi peal vahetada, mingeid õigusi selle jaoks siis vaja ei ole. Registreerin tooted. Alati registreeritud real kuvatakse siis selliseid andmeid ja kogus on märgitud, nii et tegelikult saab numbriklahvidelt siis alati seda kogust suurendada, aga selle jaoks on võimalik ka teha reaalklikk, minna plussmärgiga suurendama, miinusega vähendama ja kui on õigusi, siis saab ka miinusesse viia, et näiteks kaupa vahetada. Vajadusel saab anda ka allahindluse ja vaid need allahindluse nupud on aktiivsed, mis on sellele teenindajale siis maksimaalse lubatud allahindlusega lubatud. Ja veel saab siis öelda ka reapõhise komisjoni tasu saajad, vaikimisi on selleks sisse logitud isik, aga alati võib siis ka valida kellegi teise. Rea võib kustutada prügikasti nupul ja reale võib ka editiga sisse minna, muutes siis hinda või sisestades allahindlust. Ja tooteid võib muidugi veel registreerida.
Kui tootel on asendustooted, siis saab valida sellele tootele ka asendustootena, antud juhul asendustootel ka ei ole laoseisu. Ja vastavalt need tooted siis siia ka kuvatakse. Kui midagi on ülearus, siis selle saab kustutada ja kui tehakse müük, siis tavalisele uksest sisse astunud kliendile siis põhimõtteliselt sellest erakliendist piisab. Kui aga peaks müügi vormistama kellelegi kliendile, siis tuleks see klient tuvastada ka ID-kaardi alusel klienti tuvastades. Või tuleks siis klienti minna otsima või kliendi otsinguväljale siis kliendi andmed sisestada. Edasi maksa maksmisel on siis vaja saada see vahesumma kuidagi kätte, et me eeldame, et see siis ka tõepoolest tasutakse. Selleks võib olla siis sularahakupüür, näiteks 2 50-list, tagasi arvutab 23.50, kui ma kinnitan, siis on tehing tehtud. Ja saab seda siis välja printida, suunatakse tšekiprinterisse, aga kui seda soovi ei ole, siis on võimalik ka see maha võtta ja saata näiteks e-postiga sellele meili aadressile, kes sellele kliendile on määratud, või ka vabalt sisestatud meili aadressile. Aga praegu ei tee kummatki. Tehing on siis nii-öelda prinditud võib-olla, kui nii valiti, ja seda tšekki näeb siis siit backendi poole pealt ära, et sellel tšekil kuvatakse siis firma andmed, kassa, aadress, mis on sisestatud, telefoninumber, äriregistri ja käibemaksuregistri koodid, arvel on number, numbrit näeb siis siin, aga see number on ka tegelikult selles ribakoodis olemas. Sellel on kuupäev ja kellaaeg tuvastatud. Ostja on praegu ainult ID-numbriga, sest nii on konfiguratsioonis määratud ja tooted tuuakse taoliselt välja, et koode ei kuvata, et näidatakse ainult toodete nimed. Ja kui allendus on tehtud, siis see allendus kuvatakse, näidatakse hinda ja siis reasummad ka kokku. Tuuakse välja, milliste meetoditega on tasutud ja kuna on müüdud püsikliendile, siis näidatakse siis ka seda punktisumma rida praegu. On ka kontrollkood, kontrollkoodi saab ka eemaldada ja täname ostu eest meeldiva kohtumiseni. Seda ei tasu vaadata, et siia praegu nii palju neid tühje ridu kuvatakse, sest see on PDF ja seal ei ole võimalik seda paberit väga täpselt määrata. Saab müüa siis ka tavakliendile, saab näiteks maatrikstoodet müües valida maatrikstoote, saab siis öelda, millised parameetrid sellel tootel on ja lisa ja vastavalt siis see toodega registreeritakse. Ja maksmisel on siis lisaks sellele sularahale võimalik ka maksta täpselt sulas, andes siis 35 ja klikkides F2-l 100% siis sularaha nupul ja F8-l või siis sellel rohelisel klikkides on see tehing tehtud sularahaga, tuleb lihtsalt sularaha vastu võtta. Lähen praegu tagasi. Maksa ja valides siit sula saan ma tegelikult ka öelda just täpselt selle summa, mis
klient soovib anda, mida muidu nende kupüüridega on suht tüütu sisestada ja kinnitades siis näitab ta tagasiantavat summat jällegi F8 klikkides või rohelisel klikkides on siis tehing sooritatud. Lähen praegu tagasi. Saan maksta ka kaardiga. Kaardimakse lahendus sõltub siis kas on integreeritud kaardimaksed või eraldiseisvad. Kui on integreeritud ja valin siit siis kogu summa kaardiga ja kinnitan, siis see summa saadetakse kaarditerminali, seal nõutakse muidugi pangakaardi sisestamist, PIN-i sisestamist, kontrollitakse PIN-i, kontrollitakse limiit, kaardi siis nii-öelda seisundit, et see ei ole varastatud või blokeeritud või kuidagi selliselt. PIN on õige, rahavahendeid on piisavalt. Ja siis tehaksegi tehing ära. Kui kaarditerminal on lõpetanud, tšeki välja printinud, siis saadetakse korraldus ka Erpli kassas tehingu lõpetamiseks. Lähen ka praegu tagasi. Lisaks on võimalik teha makset ka siis kombineerituna, et näiteks kaardiga 20 euri OK ja sulas siis vastavalt näiteks 16 euri OK. Ja kui ma nüüd kinnitan, siis kaarditerminali saadetakse siis 20 euri ja sula eeldatakse, et on siis 16 euri antud ja tagasi antakse 1 eur. Praegu selle siis ka kinnitan. Jällegi trükkimine, kas siis prindin või mitte, võib-olla kirjutan siia meiliaadressi ja märgin saada e-postile, aga praegu ei tee kummatki. Ühel hetkel võib tulla vajadus kassasse siis kas täiendavalt raha sisse viia või vastupidi välja võtta, näiteks inkassaatorile andmiseks. Ja seda siis vormistatakse siin funktsioon ja raha sisse välja alt antakse siis vastav summa. Kirjutatakse ka siis kommentaar inkassatsioon, näiteks raha välja OK, praegu hetkel veel tšekki selle kohta ei trükita, aga see siis kajastub meil X-raportis, et ka siin on siis see informatsioon näha ja vastavalt on siis rahaarvestusse see arvesse võetud. Loomulikult pärast seda võib edasi müüa, ei ole mingit takistust ja võib siis ka müüa näiteks kaalukaupa, andes siis selle kaalu siis kas läbi kaalumise, et kassaga on ühendatud siis kaal, kust kaudu loetakse, või andes siis käsitsi. Ja teeme selle koguse siis ka suuremaks, praegu sellel veel siis panti ei ole, kuna see on selline vesi, pandi märki pole ja edasi siis maksa ja võib-olla makstakse ka täpselt sulas. Õhtul tehakse siis kassas kindlasti sulgepäev. Selle käigus siis võidakse kuvada siis arvestuslikult summat, praegu siis 95,22.
seda võib sisestada ühe loetud summana, aga võib ka anda siis kupüüridena ja vastavalt siis 95-22 seda summat võib jagada siis näiteks 45-22, mis tähendab siis, et praegu inkassatsiooni saab panna veel täiendavalt 50 euri. Lõpetapäev näitab maksed ära, kinnitan ja selle tulemusena kuvatakse siis X-raportit koos lugemise tulemusena. Seda enam muuta ka ei saa, nii et põhimõtteliselt see on siis ka lõplik raport ja printimise teel siis välja trükitav, aga selle sulgedes siis ongi kassapäev lõpetatud.